hei, mina on Joosep, siin on Taavi, Matjas ja Sven ühineb ka meiega kaugelt ja mängime jälle D&D-d. Keldrilohed siis on jällegi eetris, meil on ka Discord. Kui te ei teadnud, siis Discordis saate rääkida Dungeons and Dragonist, saate meie kampaaniast rääkida, saate enda kampaaniast rääkida kõigest seonduvast. Nii et see on koht olemas teile suhtlemiseks. Lisaks on meil Patreon. Patreonis saate meid toetada, et seda asja siin edasi teha. Lisaks sellele Patreoni toetajad osad saavad ka meie videoid varem vaadata. Nii et minge tšekkige seda ka auti. Aga hakkame pihta. Eelmine kord keldrilohedes. Draaklased on rünnanud Iskoldi ning Sallipande otsustas Iskoldi tunnelitesse igavest tuld kaitsma minna. Kohale jõudes paistis, et draaklased on neist ette jõudnud ja juba tule sambani tunginud. Sallipande üritas draaklasi küll takistada, kuid nende liider jõudis maagia abil tulekivi varastada ja ka põgeneda. Peale seda taganesid draaklased Iskoldist ning Sallipande naases kõrtsi, kus oli Osmokai langenud hõimukaaslase keha. Õhtul maeti Shagari surnukeha hõimutalitustega Iskoldi rannikule ning Sallipande veeti söörannas. Hommikul kõnetas neid aga tuttav hääl. Ja kui te vaatate, siis te näete, et siuke teismeline poiss on seal ja kõnnib teie poole ning küsib, et noh, kuidas te siia saite? Ja mis teie vastused on? No tere hommikust sulle ka. Ma näen, et te olete siin mingisugust rituaali teinud või? Ma ei taha rääkida sellest, meil läks halvasti. Halvasti. Jah, see on küll jama. Selles mõttes, et Karas on varsti tuleb tagasi ja kõik need draaklased jooksid just linnast välja, et ma ka päris täpselt ei tea, mis toimub. Mis te arvate, sõbrad, kas Karas on mul meie peale pahane või? Miks ta peaks olema? Äkki ta ootas meist midagi rohkemat. No jaa, võib-olla me ootasime ka temast rohkemat. Hästi öeldud. Eleri siis tõuseb ka püsti ja küsib, et mis me nüüd teeme siis? Mis me edasi teeme? Kas me jääme siia linna või liigume kuhugi edasi, kus ei ole neid draaklasi või? Kas me Osmokai sõbra ja me saatsime ära, eks ole? Jaa. Läksime linnast välja, ja. Mere äärde läksime. Kuidas see punt välja paistab mu silmadele, kui puhanud nad on? Kui ma ei eksi, siis Harujukul on vist exhaustion, sest ta ei maganud öösel. Jah. Aga teised vist said magada või? Või Osmokail on ka või? Eleri minu meelest proovis. Ja, Eleri mul on ka proovis üks exhaustion. Okei, siis Osmokail ja Harujukul, nemad näevad väga väsinud välja. Aga Eleri on enam-vähem okei ja sa ise oled ka okei. Ja Asper on täiesti fine. Ta nagu ta ikka on. Ma vaatan teid, et te olete päris sellise ilmega, et võib-olla teeks üks pikem uni teile head. Palun no, küll surres saab magada. Aga mis te plaanite surma saada siin või? Ei, ma isegi mõtlen, et Iskold on nüüd üks turvalisemaid kohti. Nad on siin kõik, mis nad tahavad. Täpselt. Et siin võib-olla ongi siis tark puhata ja siis mõelda, mis me edasi teeme. Oota, aga mis nad tahtsid siis sealt? No, see on pikem jutt, me vist peaksimegi rääkima seda Karasummile. Jaa.
aga mis juhtus siis, kas te nagu tapsite nad ära või nad tapsid teid ära või mis seal juhtus üldse? jah, me saime surma. Sa räägid kummitustega hetkel. No ma saan aru küll, jah. No olgu. Kuule poisikene, põhimõtteliselt ainuke asi, mis praegu me raadsime öelda, on see, et me kukkusime läbi. Nad said tulekivi kätte ja läksid minema. Olgu, igal juhul Karasoom ütles, et ma tuleks ja otsiks teid üles ja siis kutsuks teid tema majja jälle. No, millal me peame minema sinna? Ta vasti jõuab siin mõne tunni pärast, et ta ütles, et te võite seal oodata. Noh, käime siis, kas seal süüa ka saab? Meil on süüa, jah. No, mis te arvate? Lähme einestame härra Karasumi kulul. Te peate kõhud täis saama, jah? 2 korda oleme selles õudsas kohas käinud, eks siis 3. kord ei jää tulemata. Teate, kui te nagu sinna koridoridesse ei lähe, siis tegelikult on see päris ubane koht. Mulle hakkavad need koridorid juba ka selgeks saama, mulle tundub. Jah, ma enam ei lähe kolama, ma luban. Siis tark ei ole. Eleri pühib ka tolmu enda pükstelt maha ja ütleb, et jah, tegelikult söök oleks päris hea. Siis on otsustatud, lähme sinis. Eleri, kas ma üldse olen sulle oma kuulsaid roogasid valmistanud? Tead, vist sa midagi erilist ei ole küll. Vähemalt tükk aega küll midagi valmistanud. Sa seal majas siis, kui me alles kohtusime, siis sa tegid midagi. No ma nüüd võtan oma kõige erilisemad retseptid välja. Siis kui Rikstar vaatab, et Harujuku ei vaata tema poole ja siis nagu proovib silmsidet Eleriga püüda ja siis teeb nagu selle jutu peale niimoodi. Ma enam-vähem tean, mis toitu inimesed söövad. Ta lihtsalt annab sulle siukse noogutava ilme ja siis Asper hakkab teie kampa juhatama siis tagasi Iskoldi linna ja siis lõpuks Karasomi residentsi. Te siis liigute läbi väravate. Te näete nüüd, et väravad on kõrgelt mehitatud. Seal on oma 10 korda valvurit. Väravad on kinni. Asper viipab neile lihtsalt ja siis lastakse teid sisse. Ja te liigute siis mööda neid käänulisi tänavaid Karasomi residentsi poole, kus enamus maju siin olid kivist puust, neil olid õle ja rookatused siuksed. Pooltel majadel on need katused ära põlend. Osad majad on lihtsalt katki pekstud. Igasugused kaarikud, tünnid, kõik asjad tänaval paistab, et inimesed lihtsalt koristavad oma viimaseid lahingujääke siin veel. Et päris siuke vaatepilt on, et siin on ikka lahing käinud. Ja te kõnnite siis mööda neid tänavaid edasi ja lõpuks jõuate siis selle Karasomi residentsi väravateni. Esimene asi, mis te näete, et need väravad on painutatud väärakalt niimoodi, nagu keegi oleks sisse üritanud mureta sinna. Ja värava uksed viipe peale, Asperi viipe peale lähevad lahti, te kõnnite sisse ja teie ees on tuttav siuke, uhke maja. Peaaegu, et mingisugune mõisamaja, aga mitte päris, natuke väiksem. Ning ta juhatab teid sisse. Kas keegi käis külas teil vahepeal? Siin osad traaklased üritasid sisse tungida, ma ei tea, mis nad siit tahtsid. Kas neil õnnestus see? Ma ei tea, osad vist olid siin kuskil koridorides ja ühe ma panin ise põlema ja siis ühe muutsin kanaks ja astusin peale ja... Hea töö. Kuule Trüks, äkki vaatad, et kas on mingid jälgi, et äkki mõni sai nagu edasi sisse. See päris kahju oleks, kui nad kuskil luusivad veel. Ma panen perception või? See oleks survival vist või jah. Investigation sobib ka. Eks sa vaata ise, mis sa tahab panna. Ma panen 6 ja investigation. 6 investigation. Sa vaatad, et jah, siin on nagu käidud, aga sa aru ei saa, kas siin keegi on veel sees.
paistab, et nagu kõik lahkusid, kõik draaklased, kes siin olid, et said oma asja kätte, tõmbasid minema. Jaa, siin on draaklased olnud. Hea töö. Ja ta juhatab teid siis siukesse suurde söögisaali, mis asub siis esimesel korrusel ja seal on ka igasugused siuksed diivanid ja asjad, ütleb, et ja tundke ennast mõnusalt siin ja siis ma ei tea, ta varsti peaks tulema. Mul see kivi sai jälle otsa poole lause pealt, et ma üksinda ei saa nii palju laadida, ta jõudis ainult öelda mingi 2 asja või midagi. Et ja kui ta minu kohta küsib, siis ma ei tee midagi halba, onju, eks ole? Ma tegin täpselt nii, nagu ta ütles. Mis ta ütles? Igast asju ja siis ma tegin täpselt nii. Ma ei tea ju siis, kas sa tegid täpselt nii. Ei, aga te võite öelda, onju. Te võite öelda seda ka, et ma olin suureks abiks, onju. Et ma ei tea, ei olnud ju tegelikult. Natuke aitasid. Kuule, mina teleportisin teid ja andsin teile jooke ja Andsid küll. Ja miks edasi ei tulnud? See on tõsi. Teil oli abi vaja. ja Kanasoom ütles, et ma ei või tulla ju. No võt, mis ta veel ütles? Ja ma teid sinna teleporteeriks. Seda ütles. Ja seda sa tegid. Siis ma olen ju, varjata tahad. siis ma olen kõike teinud, väga hea. Oot. Mida? Mis on? Harujuku on hästi väsinud, aga ta proovib siiski hinnata, aru saada, et mida see veider poiss varjab. Äkki siis insight või? Jaa, insight, jah. Aga ma veeretan siis ebaeelisega. Jah. See on kas 3 või? Jaa, see on 3. See on 3. 3. Sa saad aru, et see on Asper, ta on kogu aeg siukese hoiakuga, et ei tea, mis klutskid ta teeb ja sa oled väsinud ka, sa väga palju ei viitsi süveneda sellesse, et eks tal mingid oma asjad on jälle, mis ta teeb, aga samas ei tundu, et ta midagi väga ohtlikut või ebasünnist teeks. Asper jääb Asperiks. Ma nüüd siin vaatan see diivan, et ma natukene puhkan jalga. Ja siis Harujuku nagu lülitub välja lühikeseks puhkuseks äkki. Asper saab ehk meile nüüd süüa tuua või kuidas moodi siin see käib? Kas siin on mingisugused võluvahendid selle jaoks? Üks moment ja siis Asper läheb teise ruumi korraks. Siis läheb umbes paar minutit ning see uks avaneb ja siuksed taldrikud hõljuvad lauale lihtsalt. Ja siis kandikud ja asjad, kus on igasuguseid toite peal, mingi kanarooga, siis on seal veiserooga, igasuguseid suppe, saiakesi, mis iganes te soovite süüa. Muide, mul oleks ka selliseid taldrikuid vaja. Muide, ma panin tähele, et Harujukul on kõik need lühikesed puhkused ära kasutatud, nii et on täiesti läbi. No nii, ja mis teist teevad? Elleri läheb sinna lauda ja hakkab kohe sööma. Tõstab endale muna ja saiakesi kõrvale ja... Ma hakkan ka vitsutama. Ma arvan, et Osmo läheb, võtab ka veini ja vett ja midagi süüa. Oliive. Oliive, okei. Sa leiad kõik need asjad, mis sa soovid. Ja veedate seal natuke aega. Vahepeal Asper tuleb teie sinna ruumi ja siis üritab Eleriga juttu teha, aga paistab, et Eleri väga vedu ei võta, vaid pigem üritab keskenduda puhkamisele. Ja siis umbes nii 2-3 tundi hakkab juba mööda minema, kui järsku käib ilge kärakas õues. Draaklased on tagasi. No kas see on nüüd Karasum või draaklased? Ja siis järsku te silmad kuidagi fokusseerivad ühele kujule, kes teie ruumis on. Ja see on Karasum. Jaa, see on võlur. Ja siis ta nagu ikka oma sau käes siis vaatab kõigi teie peale ning ütleb, et tervist.
tere tulemast. ma näen, et te olete lahingu üle elanud. Jah, nii võib öelda küll. Kuivõrd. No seda on hea kuulda. Kuidas teil siis läks, kas te suutsite kuidagigi neid takistada? Nad on linnast ära läinud, mis on hea. Koos selle suure tulekiviga. Trickstar. No see juhtus, no mis ma teen. Nii et nad olidki tulekivi järel. Tundub küll nii, kohe kui nad selle said, siis nad kadusid kiiremini kui nende hais. Me arvasime, et neil on mingi kanakitkude inimestega, aga üldsegi mitte vist. Kuidas nad tulekivini jõudsid? No tundub, et täpselt ei tea, aga seal oli mitu mööda neid suuri tunneleid seal, katakombid vist. Ja seal oli neil võimsad maagilised semud, abilised isegi, ma ei tea. Eks nad kannatasid kaotusi ka, et seal igasugused tuleputukad olid neid vigastanud ja see kaitsemehhanism ka, see tuleelementaal. Jah, tegu ei ole mingisuguste lihtlabaste vastastega tuleb. Ja neil oli see asi, et tuli ei teinud neile midagi pärast mingit loitsu. See oli umbes nagu me saime need, Harujuku võtab oma kõhuahjust välja need lähkrid selle tule kaitsetõmmisega. Et me jõime ka, või ma jõin sükest asja. No jaa, oleks me varem teadnud, me saime liiga hilja teada, et need aitavad selle vastu. No selge. Üldiselt need lähkrid ongi meie alkeemikute poolt loodud siis, et saaks tulekambris vajaminevaid töid tehtud. Kas te teate, mitu kivi ta võttis? Ma ei tea, ei olnud nagu näha väga hästi. Seal oli rohkem kui üks. Neid on mitu? Jah, seal tulesambas on mitu kivi ning seda tulesammast omakorda ta kaitseb oma kaitsja. Nad panid selle tüübi ikkagi sinna asja sisse või? Oli nii või? No seda kaitset enam ei ole igatahes. Jaa, ei ole. Nii et nad hävitas ikka kaitsja. Jep, tundub nii. Või lülitasite välja või saatsid koju või võtsid kaasa sõjasaagiks? Mulle tundub, et nad panid ta mingi asja sisse. Olgu. Mis te veel tähtsat olete kuulnud nendest draaklastest? Neil on juht. Selle Viverni peal lendab ringi ja neil on mingid šamaanid ka, kes teevad igast loitse. Murre on see, et me ei oska nende keelt. Äkki sul on mõni raamat siin majas, mis aitaks meil õppida seda? Aga nende tähtsamad ninad räägivad tavakeelt küll. See on väga huvitav. Kas nendel on mingisugust midagi, mis nad on öelnud või kuidas saaks tuvastada, kellega on tegu? Jaa, nad on öelnud uga-puga. Uga-puga. Niimoodi ja siis, et Bronx Pix torm tuleb, kõik suure, midagi sükest. Bronx Pix torm. Need ütlesid jah, Bronx Pix torm, see jäi mulle meelde, selline sama kaabakas, kes meie hobuse maa võttis. Paistab, et nüüd on see aeg tulnud. Kas sa tead, millest nad räägivad? Ma aiman. See oli küll kaua aega tagasi, kuid arvata oli, et midagi sellist võib juhtuda. Ja just manatormide ajal. Jaa, asjad hakkavad kokku loksuma. Ma käisin Elorinis, ma sain kokku Anton Särtsusega, kes Harujuku sulle saab anda uued silmad. Vähemalt ta ise arvas nii, kuigi see on riskantne, ta ei ole varem metallhingedega töötanud koos, vähemalt mitte sellisel määral. Ning ta on valmis sind aitama sellega. Lisaks kogu Iskoldi linn on väga tänulik teile, et te olite valmis kaitsma meie suurt igavest tuld. Ning te olete teretulnud siin minu residentsis puhkama, sööma, mis iganes teil vaja on. Tiibutan saia, tänud.
Aitäh, ma ei arvanud, et see on nii. Oota, Karasam, räägi, mis juhtub, kui tulekivi ei ole Iskoldis, mis Iskoldiga juhtub? Need tulekivid pigem on justkui võime talletajad. Igavene tuli põleb ka ilma ühe tulekivita. See on pigem tuli ise on maagia ning kui need kivid, mis talletavad energiat, on selle maagia juures, siis nad ammutavad osa selle energiast endasse ning neid saab kasutada hiljem kuskil mujal. Või siis sealsamas tules, et võimendada, kahandada, kontrollida. Nii et siis nagu Iskoldiga iseenesest midagi hullu ei juhtu, aga mõneks ajaks ma eeldan, et meie igavene tuli on lihtsalt nõrgem. Kuid suurt ohtu linnale see ei aseta. Kuigi oleneb nüüd sellest, mitu kivi nad võtsid. Võime minna vaadata uuesti. Sellega juba tegeletakse, mulle juba kinnitati. Kõik need tunnelid käiakse ükshaaval läbi, vaadatakse, mis seal juhtus. Ning on ka Salk Elorin lasi, kes olid valmis aitama meid draklaste lokeerimisega, kui neid on kuskil näha. Kuna neil on õhulaevad, saavad nad hõlpsasti taevast vaadata. Päris kasulik, jah. Kuid mis nüüd edasi? Mina pean kindlasti kuningaga rääkima ja ma peaks teid tutvustama ka siis Antonile. Ja palun, ma tahaks teada seda tüüpi, kes mu silmad oma kätte saab. Anton ise resideerub oma õhulaevas, nii et siis me peame liikuma õhusadamasse. Kuidas Asper ennast üleval pidas sel hetkel, kui mina olin ära? No, mis me pidimegi ütlema, Asper? Asper on Asper. Asper lihtsalt vaatab aknast välja, teeb nagu ta ei vaataks. Eleri ütleb, et ta oli väga hea, ta oli kasulik meile igatepidi. Ja ta teleporteeris meid, siis ta väitis, et ta lasi tulepalliga ühe draaklase õhku, kes üritas siia sisse tungida ja andis meile süüa ja... Ja ega ta muidu väga palju pildil ei olnud, et ei oska rohkem öelda. Selge. Hea töö, Asper. Aga olgu, kui te olete puhanud, liigume siis õhulaevale. Jah, et kas seal õhulaeval on ka mingi koht, kus ennast ööseks natuke välja lülitada? Eks ikka leidub, ma usun, ja te olete teretulnud ka siin minu residentsis. Kas seinad on ka meie sõbrad? Siin residentsis, jah. Okei. Kuulge, siis võib seal koridoris käia küll, on ju. Lihtsalt olge ettevaatlikud, kuhu ruumi te lähete, sellepärast, et ma ei mäleta, millised ruumid ma lukku panin ja millised ruumid on praegu avatud. Aga siis, kui te tulete, siis ja järgnete mulle, ma juhatan teid õhulaevale. Jaa, väga huvitav. Hea meelega. Okei, te siis korjatame kodinad kokku ja ta juhatab teid siis sealt Karasami residentsist välja ning te kõnnite läbi linna. Nüüd te näete linna nii-öelda teist poolt, mis on samamoodi suhteliselt tuksis, kuid nüüd te näete ka seda kuningahalli osa ja seal on hästi palju selliseid tulejälgi, tahmaseid seinu, põlenud katuseid ja te näete ka hästi palju laipu seal. Ja just põletatud laipu. Kehasid, neid draaklaste soomuseid, mis ikka veel suitsevad ja terve see kuninga palee ümbrus siis paistab olevat täiesti tulega maatasa tehtud. Siin käis päris kõva möll. Kas nad taganesid ainult sellepärast, et nad said, mis nad tahtsid või
Nad oleks tahtnud kõik siin hävitada, aga nad hetkel veel ei suutnud. Need on head küsimused, kuid sellele veel ei ole meil vastust. Ja siis te liigute sadama poole. Sadam on vähem saanud haiget kui ülejäänud linn. Siin on siis õhusadam on kohe veesadama juures. See on siis siuke pikem toren ja sellel on ka siis siuke alumine osa liftid tornis, mis liiguvad edasi ja tagasi. Ja te liigute siis liftiga üles, aga te kaugelt juba näete, et sinna sadamasse on maandunud siuke suhteliselt uhke õhulaev 8 tiivaga. Siukesed läikiva pronksist siuksed nagu tiivajäsemed, mille küljes on siis kuldsed siuksed kinnitused ja siis purjed on nende küljes ja mingid siuksed hõbedased ruunid kannavad tervet laeva kere siis, mis ise on tumedast puidust ja siukse kuldse trimmiga. Laeval on ka palju aknaid ja see laev on kõvasti suurem kui näiteks roostetiibur kunagi oli. Et roostetiibur hoidis seal maksimaalselt 10 inimest võib-olla. See võib hoida siin 30 inimest, kui hästi mahutada. Aga mida lähemale te jõuate, seda rohkem on näha, et ei, see ei ole lihtsalt mingisugune kargolaev või et siia mahutada midagi. Siin on ka kõik luksused olemas. Te näete, et need aknad on värviliste klaasidega kaunistatud. Te näete, et kõik need samused laevatekil olevad instrumendid ja asjad on lihtsalt uhkeks tehtud. Isegi ämbrid, tavalised ämbrid, need on kullatrimmiga ümber tehtud. Et paistab, et kes iganes omab seda laeva, on väga uhke kunstimeelega inimene. Või elorinlane või mis iganes ta on. Kas laeva kere peal on mingi nimi ka? Sa vaatad seda laeva ja sa leiad nime. Oota, ma kohe otsin sulle selle nime. Wow, see on küll ikka natuke uhkem kui roostetiibur. Natukene. Sellist uhket asja ma pole vist kunagi näinud. Selle laeva nimi on Säratooja. Säratooja. Ja no, kui ta nüüd, ongi, tõi sära siia. Teid tõmmatakse liftiga siis üles sinna ja hakkate Karasomiga siis sinna peale minema. Ning kohe te laevatekil näete, et on üks siuke naisterahvas, tiefling, tumeda nahaga. Ja kui praegu on siuke pilvine ilm, aga vahepeal päike paistab välja, siis ta sätendab natukene see nahk. Ta kannab siukest lillakat bluusi, lillakat seelikut ja tal on siuke mapp käes, kuhu ta aeg-ajalt kirjutab midagi. Ning ta vaatab teie poole, kohendab oma siukest tumedat lokis juuksesahmakat ja siis ütleb teile, et teie oletegi need, kes pidite tulema, jah? Antoni juurde, jah. Ja Salli Pande, jah. Ja, just. Ja. Oleme meie. Karasom siis ütleb, et olgu, ma näen, et te olete kohale jõudnud, ma lähen nüüd kuningaga rääkima. Tulge pärast siis mu majja tagasi või siis võite ka siin laevas olla. Nägemist. Ta lööb oma sauaga vastu maad ja kaob. Wow. See on äge trikk, ma peaks ka selle ära õppima. Siis see tiefling ütleb, et üks moment. Tere, mina olen siis Isadora. Mina tegelen kõikide asjadega, millega Anton ise tegeleda ei taha. Ühesõnaga siis ma võtan teid täna siin vastu ja viin teid Antoni juurde. Tema räägib teile täpsemalt, mis me siin teeme teiega. Kes teist Harujuku on? See olen mina. Tere. Sinul on silmad, jah. Ja need olid... Kas Anton, kui ta on ta sulle ka silmi teinud äkki või midagi või? Ai, silmi ta mulle ei ole teinud, ja. Aga sa oled, kas sina oled metallhing või? Nii mulle on öeldud, jah. Ta tuleb väga lähedale sulle ja hakkab uurima kõiki su metallosi. Väga huvitav konstruktsioon.
oota, kui vana sa oled? Ta pöörab lehte oma mapil ja hakkab kritseldama midagi. Ma loen käte peal. Mu ema ütles, et umbes mingi, ma ei tea, kapsalt leidis mind prügimäelt mingi 10 aastat tagasi, ma ei tea. oota, ja sul on ema, see ema, jah. Ja, Alma Mutter. Alma Mutter, jah. Me kuskil nagu olen kuulnud seda nime. Ei tea, aga millest su need põlved tehtud on? Väga huvitav konstruktsioon. Ma ei tea, nad mõnikord naksuvad niimoodi. Kui tuleb vihma tuleb, siis ka niimoodi. Või eriti naksuvad, et ma ei tea, millest nad tehtud on. Väga huvitav, jah. Antonil on kindlasti hea meel näha sind. Ja oota, kas te omate teda või kuidas see on? Vaatab teie otsa. Ta on meie Semu. Ma olen nende kokk. Kokk, jaa, huvitav. Ta teeb siia meile. Ma ei ole metalli hingest varem kuulnud, kes saaks kokk. Jaa, kindlasti väga huvitav, jah. Kindlasti teeme sulle silmad ja kõik asjad, ja. Tulge nüüd minuga kaasa. Osmokai ma kardan natukene. Ma arvan, et võib minna küll. Sellepärast me siia tulimegi. Me tuleme sinuga kaasa, sa ei ole üksinda. Osmokai, sina kui haldes, kellel pole silmi. Et kuidas on, kui järsku silmadega peaks midagi halvasti minema, et ütle mulle, et kõik saab korda. Tehniliselt mul on silmad. Oota, aga sul on ju mingi loor ees ju. Jaa, aga see on... Jaa. Tal on silmad seal all. Miks ma esimest korda sellest kuulen? No, et see päike ei tungiks mul otse silma. Jah, kõlab mõistlikult. Hea küll. No oleme vaatame, mis see Anton, mis ta teeb, et kas ma usaldan talle ikka oma silmad. Ma teeks korraks väikse kõrvalepõike, kui tohib. Jah. Värskenda oma mälu, Joosep, kas metallhing oli see sõna, mida teab Trikston, et need on need tegelased, kes selle püha puu hävitasid, mis oli? Minu meelest sa... ma ei tea, ma ei mäleta, kas sa viisid lõpuni kokku need asjad. Sa vist... Ma tean, et ma varem ei ole viinud. Jaa. Feidramil vist. Siis, ja. Sa tead, et nii palju kui sina ajaloost tead, siis jah, sa tead, et nihukesed olendid olid, aga sa vist ei viinud kunagi täiesti kokku, et metallhing oligi see olend, kes oli nagu selles armees. Et ma ei tea, eks sa vaata, kas sa viid lõpuks kokku selle või mitte. Aga praegu sa tead, et on olemas metallhinged ja on olemas siis selles loos, kuidas Veidramil hävines, on mingisugused olendid, kes olid maaduse loodud ja nii edasi. Ja rohkem sa nagu see connection, kas sa teed, seda ma ei oska öelda. Mul endal on tunne, et Taavil on nagu piisavalt tegelikult, või mitte Taavil, aga Trikstonil on piisavalt infokilde, et ma ei tea, ma soovitan, et ta võiks midagi veeretada, kui Joosep arvab heaks. Ja, see on rohkem su enda asi, kas sa veeretad või mitte, või seda kohe kokku viia. Ma tahan veeretada. Sest vaata Harujuku on selle seose nagu teinud ja mitte saladuses hoidnud, et Maarus on ta isa, nii et nagu kui jah. Viska siis history, kui palju sa ajaloost mäletad ja kui palju sa kokku viid? 5. Sul on see ajalugu hägune meeles. Et sa tead, et Feidramil olid need olendid ja kirjeldus, sa täpselt ei mäleta, milline see kirjeldus oli, aga sa mäletad, et see on ebanaturaalne, metallilised. Ja rohkem sa sellest kirjeldusest ei mäleta, aga sa võid kokku viia ikka. Jah, okei. Nii, teid juhatatakse siis laeva tekilt laeva sisse uhketest kaksikustest läbi ja siis trepist alla. Te näete, et kui te liigute trepist alla, siis seal vahepeal on siuke foyer ala, kus on väike baar ja siis seal on ilusad siukesed sametist istmed ja siuke lounge, isegi lühtrid on lae peal. Ja siis te liigute veel allapoole ning hakkate juba kuulma, et mingi
klink-klänk käib ja kuskil mingi masin hakkab tööle ja siis käib mingi ja siis keegi vannub seal. Ma ütlesin, et sa ei tööta, raisk. Ja samas uks on natuke irvakil. Isa Toora tõmbab ukse lahti ja ütleb siis Anton, su külalised tulid kohale. Ja siis selle peale suitsupahmakas tuleb sealt uksest välja ja siis tuleb sealt uksest hääl, et ja, lase need sisse, noh. Ja kui te liigute sisse nüüd, siis te näete, et tal on mingi, paistab, et ta töökoda, siuke mobiilne. Seinad on varustatud metallilise siukse kattega, et see tervet laeva ei hävitaks, kui ta seal plahvatusi teeb. Tal on mitu lauda seal, igasugused mingid kangid, asjad, siuksed käpad, mis hoiavad mingeid osi ja siis tal on kõrval on siuke stend, kus on igasugused scrollid ja asjad, rullid, raamatud. Paistab, et ta ei tee siin ainult mitte mehaanikat, vaid ka maagiat, ehk siis paistab, et ta on mingisugune artificer. Ja te näete enda ees siukest ambitsioonikat, paistab, et ta on siuke pealetükiv vend, ta on siuke pintslivõnts, kitsehabe ja pikad kõrvad nagu elorinlastel ikka. Ta kannab siukest uhket lillat mantlit ja selle peal on siuke raske nahkpõll, kus on suur tasku ja erinevad siuksed tööriistad on seal. Nii kui ta teid näeb, siis ta ütleb, et väga hea, te jõudsitegi kohale. Tere, Anton, jah. Tere, jah. Ja, mina olen Anton, jah. Oota, kes te olete siis? Sa oled see metallhing, jah? Jaa, aga need on mu sõbrad, Trikston ja Osmo Kai. Nad on, nad on ka nagu pikkade kõrvadega ja... Me ei ole metallist, meil ei ole uusi silmi vaja. No väga tore. Rõõm tutvuda teie kõigiga. Nagu näete, siis mul siin praegu on üks asi pooleli, ta võtab mingi suure katte ja viskab selle peale sinna. Ja siis ütleb teile, et no nii, et nii, metallhing, jah. Ja sul oli silmi vaja või? Anton, kas sa oled varem silmi teinud? Sa oled ju, kindlasti oled. Ma ei ole, täpselt metallhingedel ei ole varem teinud silmi, ja ei. Aga mingeid muid silmi oled, eks ole? Ma olen okulaare teinud, ma olen teinud klaasis silmi, mis laseb tulepalle. No näed, Harujuku, sa ei pea millegi pärast muretsema, ta on teinud varem silmi. Jah, tundub täpselt õige koht, kuhu tulla. Ja, no silmalaadseid asju olen tõesti teinud. Kuid tegelikult ma vaatan sind metallhing ja ma ei ole sinusugust varem näinud. Oota, kas sa mõtled ka või? Ta vahel mõtleb. Ma ei tea. Aha, ja ta ei kuulu teile, vaid ta on täitsa ise on või? Jaa, ta kapsa lehe alt, räägi ise oma lugu, ma ei... Ta kuulub meie sõpruskonda. Just. Ahsoo, väga huvitav. Aga ma ei tea, mu ema leidis mind prügimäelt, mitte just kapsalehe alt, aga mingi, ma ei tea, saelehe alt või ma ei tea, mis prügi alt leidis mind ja seal ma olin. Ta tuleb sinu juurde ja koputab su seda metallkesta. Kõng. See tundub tõesti väga vana siukene, ma ei teagi, mis materjal see täpselt on. Millest see tehtud oled? Tegelikult on mingi 20 aastat vana või? Ei, see on pigem nagu 1000 aastaid vanu. 1000? Ja. Kas te ei tea metallhingede ajaloost mitte midagi siis? Mitte eriti. Ahsoo. Ma tean enda ajaloo kohta. Nii, et sa tead, et sa oled 1000 aastaid vana. Kas sa mäletad ka neid iidseid aegu või? Natuke liiga palju nulle on seal. Mina pigem ütleks, et mingi 10 aastat või midagi. Nukest. Ja sa oled täiesti autonoome. Täiesti töötad ise. Sul ei ole vaja kedagi, kes ütleb, mida teha, kuhu minna. Ma töötan ise, ma olen raha teeninud. Me sõpradega teeme igasuguseid valvamismissioone ja. Ta tuleb hästi lähedale sulle ja vaatab silma sulle niimoodi. Jaa, okei, olgu. Ma võin... Ei, ta ei valeta. Ta ongi siuke natukene peast nagu...
ja aga ma vaatan, ma juba näen, ma ei ole kunagi varem siukest metallhinge näinud, kes ise käib, kõnnib, teeb, tahab asju. See on väga huvitav. Aga kas oleks võimalik väike mingi kokkuvõtte teha sellest, et mis need metallhinged siis nüüd tuhandeid aastaid vana vaatab Trikstan hoopis uue pilguga Harujukut? No ja kas minu mingid vendasid, õdesid veel on siukseid? Ma olen näinud ainult ühte metallhinge ja siis tal oli 4 siukest jalga ja siis plaat ja teda kasutati kui kohvilaud. Hea küll. Ja ta tõi kohvi, 5 kohvi, talle tuli öelda, mõnikord ta suutis teha ise ka kohvi, aga siis tavaliselt kööki enam ei tahtnud minna. Kuule oota, aga ta teeb süüa või? Kuule, aga äkki see on küll mu vend? See kõlab küll sarnaselt, jah. Mille jaoks need metallhinged tehti, kas neid tehti kohvi tegemiseks siis või mis asjad nad on siis nüüd? Harujuku võtab Antonist niimoodi, nüüd tuleb talle hästi lähedale niimoodi võtab, mitte ähvardavalt, aga niimoodi Elevil võtab temast nagu nätist kinni ja küsib, et kus on mu vend, ütle, kus ta on, see kohvivend? Ta oli Elorinis, ta oli ühe rändkaupmehe oma. Ma ei tea, kus ta praegu on. Ma pean sinna minema. Tal ei olnud nime, ta nimi oli kohvilaud. Ei, selle kaupmehe. See oli Engor oli vist ta nimi, jah. Ta müüs mulle lihtsalt paar seda maagilist vedru, et ma saaksin selle kella korda teha. Vedrukaupmees Engor. Ja, see oli tema, jah, kindlasti, jah. Osmo Kai, Trikstan, võtke see laev üle, me sõidame sinna Elorini. Oot. Nii see asi ju ka ei käi. Aga räägime nüüd, mis need metallhinged siis nüüd on? Ma ei saanud aru. No, need on 1000 aastat vana. Nad enamus kõik hävisid selles sõjas ja siis väga vähe on neid alles jäänud. Enamasti leitakse surnud metallhinge. Kes neid hävitas? Kes kõik niisugune rahumeelseid olendid hävitama? No sel hetkel nad olid kamandatud siis selle kurja isanda Maaruse poolt, vähemalt nii palju, kui ma mäletan. Ja siis Allianz hävitas nad ära, on ju, ja siis peale seda nad on kadunud. Nii et see ei olnud toidusõda? Ei, see ei olnud toidusõda, see oli see jumalus, see iidne jumalus, vähemalt nii nad räägivad, ma ei tea. Kõik, mis me teame, on see, et aeg-ajalt neid metallhingesid tuleb või vähemalt nende osi maa seest välja, rohkem ei tea. Aga et näha siukest isendit, kes ise käib, kõnnib, ütleb, tahab asju, see on täiesti uskumatu. Me kindlasti peame uurima, millest sa tehtud oled, miks sa tahad asju, keda sa tahad, miks, kuidas. Sa võid siia laeva peale jääda, meil on väga palju millest rääkida, mida teha. Mul on kindlasti juba mõtted tulevad, kuidas sinu kere täiendada. Jah, no igatahes, ma ei tea, minu ema Alma Mutter alati ütles, et nagu, et sa pead ikka nagu ise otsustama, mis sa teha tahad elus ja niimoodi, et nagu jah, ma ei tea, see on nagu loomulik mulle. Alma Mutter, see kõlab kuidagi tuttavalt. Aga mis seal ikka, aga tead, tegelikult me võiksime teha sinust kuulsuse. Jaa, metallhing, kes tuleb tagasi iidsetest aegadest, et tuua meile uus innovatsiooniline aeg. Vot, me teeme sinust kuulsuse. Kas siis mu see isa Maarus ka äkki saab minust teada ja siis äkki tuleb tagasi mu juurde, kui ma kuulus olen? Oota, Maarus. Maarus on ju surnud. Jaa, ma tean, ta on hauas, jah. Ma olingi sinna minemas. Maaduse haud. Ja sealt tuleb aeg-ajalt päris palju igasuguseid erilisi artifakte tagasi. Ma olen kuulnud, et seal ka peaks olema rohkem metallhingi, aga no need on kuulujutud. Ma räägin, see on mu isa. Ta on... Et see on päris. See ei ole lihtsalt mingi jutt, mida sa näe. Jaa. Alati sisimast teadsin seda. Hea küll, ma lasen sul endale uued silmad teha. Kas äkki näeb mingid stiilinäiteid ka nagu, et ma saaks valida raamid või midagi? Et nagu... No põhimõtteliselt see töötab niimoodi, et me teeme niisugused katted, mis lähevad nagu, las ma vaatan su silmi. Ja need lähevad siia silmakoopa taha ja siis need tulevad ette, kui sul on vaja pimedas näha. Äge. Aga
aga et on sul mingid nagu kuskil vitriinis näidata mingid nagu... Ei, see on täiesti originaalne asi, ma ei ole kellelegi varem teinud siukesid silmi, et see on täiesti originaalne asi, aga ära muretse, ma olen tuntud leiutaja, ma saad kindlates kätes. Hea küll. Ma siis äkki natuke, ma ei tea, puhkan siin selle... Kas see mingi operatsioonilaud on ka või? Seal on siuke laud, vaata, kus Darth Vader, vaata, ma seda mütsi pähe panin, siuke sarnane laud. Paistab, et see on tore laud, kus ma äkki puhkan natukene, et ma olen natukene läbi omadega. Ja, puhka aga. Me siis vahepeal vaatame ka, et millest sa tehtud üldse oled ja nii. Et kuidas teil teistel on, et äkki teid huvitavad mingisugused maagilised asjad, tahate osta midagi, tahate saada midagi. Kalasoom rääkis, et te olevate tema tuttavad, kes üritavad siin linnas ennast upitada ning ma ütlen teile, maagilised asjad tulevad siis väga kasuks. Jaa. Ja ma võin olla teie manager, kui te soovite selle metallhinge kuldsaks teha, ja. Ma kindlasti leian talle kasutust ja kui särtsudes on metallhing on kaanel, siis on kindlasti väga hea. Kas metallhinged on nagu sõdurid siis või? No, ma arvan küll, jah, et neid selleks loodi ka. Arvo Jukku juba magab või noh? Kas nad hävitasid Feidramili? Triks ilmselt sõdurid hävitavad paljud asju, aga Anton, oota, mul on tähtsam küsimus hetkeks. Jah. Kas sa, mul on üks reliikvia mõõk. Kas sa oskad nagu seda seletada, et miks see maagiline on või kuidas see maagiline on? Näita seda mõõka. Ma võtan tulekeele välja ja näitan talle. Ta võtab selle mõõga kätte ja siis... Ja, see on tavalise ja keskmisest natukene parem töö ja... ma saan leida küll, et kuidas see töötab ja mis selle maagia täpselt on. Kuid see võtab tund aega vähemalt. Mul on ka üks sükene põnev. Mul on üks pistoda. Annan talle Egori selle pistoda. Nii, jah. Mis see teeb? Ta tõmbab, paneb endale mingisugused prillid ette ja siis vaatab seda niimoodi. See on täiesti tavaline pistoda. See on see graveeritud, on ju, mis andsid talle. Jah. Ja siis mul on veel üks... Oot. See pistoda, see ei ole maagiline, kuid selle saab maagiliseks teha väga hõlpsasti. See on... Mis sinna panna saab? Mida sul vaja on? Mis võimalused on panna sinna? No, mida sa ette kujutad? Kui sul on head ideed, siis see on aina parem. Alati küsi kliendilt, mida ta soovib, sest ta võib mõelda teistmoodi kui sina. No, mina ei ole jahimees, mul ei ole kunagi siukest pistoda vaja olnud. Tohi ma küsin midagi? Jah. Et kas, Anton, sina tead, mis traaklastele on eriti mõjus? Ma täpselt traaklastest ei tea mitte midagi. Ma ainult kuulsin Kalasomilt, et mingisugused olendid tulid, ründasid linna, rohkem ma ei tea mitte midagi nendest. Kuid vasti ma peaks kuningaga kohtuma ja siis aitama tal välja mõelda, kuidas nende vastu võidelda paremini. Ma annaks veel mõned asjad, mis võib-olla on maagilised, et kas saaks nende kohta ka hinnangut? Too siia, mis sul on? Näita oma nodi. Ma annan talle Raksimiri paugupulga. Raksimiri jope ja siis selle pitseriga kiri, mis on Raksile. Mida me vist lugesime ka, ma ei mäleta täpselt enam kaua aega möödas, aga need on mul, mis on võib-olla potentsiaalselt maagilised. Ta vaatab neid kõiki ja esmapilgul ütleb, et see paukpulk, see on siuke väga primitiivne, aga robustne relv, et see on maagiline küll, jah. Kuid ma ei soovita seda uisapäisa kasutada. Kuidas see käib? No põhimõtteliselt sa sihid vastast ja siis vaata, siin on siuke mehhanism, on ju. Sa pead seda nagu pöörama ja siis vajutama. Ja siis tuleb siit, vaatan, et see loits, mis siin peal on küll kinnistunud, kuid ta ei ole stabiilne. Okei. Kas ma saan ka kasutada seda? Miks mitte? Siin on vaja lihtsalt vajutada ja keerata.
ja siis ahah , käib buum . saan kuskil proovida . mitte minu laeval . ei okei . nii , ja siis ta annab sulle su nodi tagasi . aitäh . niisiis , on teil veel mõni küsimus ? kas sa pidid minema kuningaga rääkima ? ei , Jaa. ma hea meelega praegu läheks ja teeks selle operatsiooni ära . hüva , me siis Trikstaniga oleme siin eemal ja vaatame pealt kullipilguga . siin ei ole väga palju ruumi , et isa toodar tuleb appi mulle , aga siin nagu vot ma ei tea , kuidas see töötama peaks . ma astun talle lähemale , vaatan Trikstanile hetkeks otsa ja siis prooviks anda talle kindlameelselt mõista , et vaata , Harujuku on meie jaoks väga oluline sõber , isik . ta ei ole masin , ta ei ole mingisugune tööriist , ta ei ole nipsasjake . ta on omaette , ta on omaenda boss , nagu öeldakse . nii et sa teed talle need silmad ja sellega piirdub , sa ei võta talt midagi ära , sa ei lõika teda , sa ei maitse teda , ma ei tea , mis iganes sa tahad temaga teha . kui Ja- midagi on valesti temaga , siis sina vastutad . viska persuasion . no muidugi . jaa . tubli koolipoisi 7 . ja siis võta endale üks seesamune , mis see nüüd on , inspiration ka . ise tead , kas sa kasutad kohe või ei kasuta . ei kasuta . okei , siis ta mingi , ja ma ei tee mitte midagi talle . et ära muretse selle pärast üldse , aga nagu 11 võib jääda siia ruumi siis , ise valite , kes . ma arvan , et sa äkki jää või ? me korraks arutame Trikstaniga omavahel , on see okei okay? ? ja muidugi on okei . ma tõmbaks Trikstani kratti pidi tekile . laevatekile , Jah. kui võib . ja lähete trepist üles lihtsalt ja ja siis ütlen Trikstanile , Trikstan , ma olen äärmiselt kurnatud hetkel . kardan , et ma võin lihtsalt ära vajuda seal . jaa . ja teiseks , anna andeks , et ma küsimustele vahele sõitsin , aga mul on tunne , et see motiveeriks seda Antonit liiga vales suunas . sa küsisid mingisuguse puu ja mingi hävitamise asja kohta . ta juba mõtles Veidramil , vabandust , Veidramili kohta . räägi , mis sellega on ? kas see ei tea sellest puust ? see on ju kõikide elvide püha puu . ma pean tunnistama , et ma ei tea . ma olen selle kohta , ma tean mõnda laulu ja ühte Veidramili tantsu , mis lõpeb sellega , et tantsija kukub pikali maha , et võib-olla noh , kuidas ma sulle ütlen ? elvide jaoks ei ole olemas pühamat asja . selle häving on meile suur kaotus . ainukene lunastus , mis üldse selle hävitajal võib veel olla , on see , et ta täitis kellegi käsku . nii . vaata , kui nüüd on oht see , et Antoni peas hakkavad need hammasrattakesed jooksma , nagu tal seal need on . ja kui ta saab aru , ta juba pakkus , vaata , et Harujukust teha kuulsus . ma arvan , et kui sa neid küsimusi liiga palju küsid , siis ta näeb Antonis ainult relva , mida kasutada . ei , ma ei usu seda . ta ei näe Arvad? seda . ta varastab Harujuku ära äkki . ei , seda ma ka ei usu . okei . oota , aga kas sul on tunne , et Harujuku lõhkus selle puu ära või ? ma arvan , et Harujukus on veel palju peidus võib-olla , millest me ei tea mitte midagi . selles mõttes , et meie rahva sugu on ka nagu tuhandeid aastaid vana , aga see ei tähenda , et meie oleksime tuhandeid aastaid vana . ei , ta ei ole süüdi nendes asjades , ma arvan , eriti kui ta neid ei mäleta . aga see teeb mind murelikuks . tegelikult võib-olla sa peaksid küsima ja Antoni käest , ma arvan , et äkki sa suudad talt midagi välja pinnida .
ja ma arvan, võib-olla et Anton räägib küll, kui lihtsalt küsida talt. aga ma annan sulle ühe ka mõtte, et juhul, kui sa tunned ennast mugavalt ja saad aru, et ta võib-olla ei ole nagu kurjam, siis sa võid uurida ka seda, et harujuku on, nüüd kui ma korraks küsin lihtsalt Mattis sinu käest, et kas me teame, et harujuk on und näinud, on ju, teame, on ju? Ta vist jagas küll nendega, jah. Mingid kokkuvõtet. Minu arust oli ka. Ja, ta oli ju väga uhke, et ta nägi und. Et Rikstan, sa võid ka uurida, et kas see on tüüpiline, et metallinged näevad und või? No ma proovin, vaatan, kas mul õnnestub rääkida samal ajal. Äkki need selle tegevusega päris hõivatud. Tead, mulle jäi mulje, et talle meeldib rääkida. Sa pead talle lihtsalt andma õige nagu selle sisendi ja ta ilmselt räägib lõputult. Mul on sama mulje, et ta ei taha nagu paha üldse ja lihtsalt meeldib rääkida ja on põnevil sellest. Et ma valvan harujuku operatsiooni. Ja taaskord anna mulle andeks, et ma nii tundetult sinu pühapuu või siis äkki isegi meie pühapuu kohta käitusin. Ei ole hullu, et kõik asju ei saa teada ja et pole midagi. Aga luba mulle, et me oleme harujukuga ettevaatlikumad. Siit võib tulla ootamatu taevast, selgest taevast võib välk tulla, ma ütlen. Jep, ma proovin hoida pilku peal tema unenägudel ka, et me peaks iga hommiku küsima. Jep. See ei ole üldse paha mõte. Ja, saame teda tunda, ma õpin niimoodi paremini. Ja. Ma hetkeks mõtlesin, et äkki ta oli, kui seal oli mingi metallingide sõjaägi, äkki ta oli nende kokk, aga samas ta ise ka ei söö ju mitte midagi tegelikult, et... No ma sain aru, et see kokakunsti on selle Alma Mutter talle selgeks õpetanud. Ja vaadates, kuidas harujuku ennast üleval peab lahingus, siis on väga loogiline, et tegu ei ole mingi lihtsa kokaga. Ja see mustalt leekiv mõõk, mis ta käest välja tuleb, see ei ole jah, ütleme nii, et vorsti hakkimiseks vist. Ma proovin meenutada mingisuguseid laule ja asju, et äkki mul meenub midagi selle kohta. Ja ma arvan, et sa võiksid nüüd puhkama minna ja ma siis vaatan. Aitäh sulle, Trikstan. Sa oled mulle nagu vend. Sa tahad nüüd kalli või? Kuidas? Ei midagi. Okei, hea küll. Sa oled ka ja okei, tšau. Jah. Okei, peale seda jutuajamist, kuhu te lähete? Lähete tagasi sinna ruumi või? Ma lähen sinna ruumi ja siis ütlen, et ma seisan siin kaugel, et ma proovin mitte segada. Olgu, eks sa siis seisa ja sa juba näed, et ta teeb sketše, mingisugused silmamunad on seal, mingisugused plaadid, värgid, särgid. Et ta juba teeb sketše, siis harujuku on seal laual ennast välja lülitanud. Ja Osmokai, mis sina teed? Mart, Osmokai on laevatekk on tühi muidu, on ju? Praegu seal jah, liikumist ei ole. Ja see foyer lounge oli ka tühi, et seal kedagi ei olnud. No Marta näoga lõunasuunda, otsib lõunasuuna välja, istub niimoodi rätseb pistmes maha ja vaatab lõunasuunda, suleb oma silmad ja siis proovib siis see meditatsiooni langeda. Olgu. Ja ilmselt mõtleb nende laulude peale, meenutab laule. Olgu, siis sina lähed, istud maha ja hakkad mediteerima. Me tuleme kohe selle juurde tagasi, aga siis sina, Trikstan, Eleri läheb ja istub sinna foajeesse nii kauaks, võtab mingisuguse klaasikese seal, mida iganes.
nii et Trikstan, sina siis jääd valvama. Mõne aja pärast tuleb Isadora ka sinna, siis nad hakkavad arutama, et ei, teeme ikka sellest pranksklaasist. Ja siis Isadora ütleb, et ei, aga delikaatsem oleks teha tegelikult üldse ju sellest kvart metsaklaasist. Ja siis nad arutavad igasuguseid siukseid tehnilisi asju, millest võib-olla kõike sina ei hoomagi. Ja hakkavad valmis panema siis Harujuku jaoks nii-öelda operatsioonilauda. Ja siinkohal me teeme väikese pausi ning tuleme kohe tagasi. Hei, mina on Joosep ja ma räägin teile natuke, mis keldrilohedes toimub. Nagu te võib-olla teate, meil on Discord. Discordis saate suhelda üksteisega ja ka meiega ning postitada igasuguseid pilte ja miime ja muid totrusi, mis teile pähe tuleb, kui te meie D&D-kraami vaatate. Lisaks sellele kogu see süsteem võtab siin väga palju aega ja vaeva ning kui te tahate seda toetada, et neid osi ikka veel tuleks, siis meil on Patreon. Kõik Patreoni rändajad saavad oma nime video lõppu kirja ning näha ka Discordis toetajate sisu. Kangelased saavad näiteks näha ka kõiki episoode varem kui kõik teised. Ülemvõlurid saavad aga luua ise originaalse tegelase Aradori, olgu siis see klaasis sepas goblin või uhke laevaga võlur. Ja siis seiklejad võivad neid kohata maailmas. Suur tänu kõigile, kes on meid juba vaadanud, kaasa elanud, kirjutanud meile kommentaare nii Discordis kui YouTube'is ja näeme juba keldris. No nüüd me oleme tagasi. Me just jõudsime siis oma sallipandega Anton Särtsuse laeva peale, kuhu siis Karasom neid viis, et Harujuku saaks endale lubatud Dark Vision silmad, millega ta näeks pimeduses. Kohtusite siis Anton Särtsusega, omavahel jutustasite, et Trikstan valvab siis seda operatsiooni ja Osmokai, sina jäid laevatekile ja istusid maha, et mediteerida, mis sulle meenub metallhingedest, sellest ajaloo osast, kõigest sellest. Sa võtad aega enda jaoks ja mõtiskled ja puhkad ning veereta history. Hea meelega. Nii, ma ei ole küll proficient. Aga ma veeretasin 9 kokku. 9. Sulle meenub, et sa oled kuulnud sellest ajaloo ajast midagi. Mingisugused lõkke ümber tantsud, mingisugused, just seesama tants, kus lõpus sa kukud pikali. See tants on vanem kui su hõim. See tants on üks kõige vanemaid tantsusid, mis sa tead, mis kunagi oli kõikidel elvihõimudel siis väga südamelähedane. Kuid pikka aega on möödas ja teie hõim on juba nii palju omaette olnud, oma asjadega tegelenud, et see on lihtsalt üks siuke legend teie hõimus. Kuid kui Trikstan räägib selle õhinaga ja kiindumusega sellest puust, see midagi äratab sinu hinges, midagi nagu tõmbab sind, aga rohkem sa endas selgust ei saa. Ja nende mõtisklustega sa siis mediteerid edasi. Samal ajal siis Trikstan, sina saad ennast sisse, sulle antakse väike pukk ka, kuhu istuda ja sa näed, kuidas Harujuku praegu on siis nii-öelda offline ja siis Anton ja Isadora siis topivad igasuguseid laududa lähedale ja seal on igasugused mutrivõtmed, kõik asjad, igasugused lõikeriistad ning veel lisaks sellele tavalisele lauale on siuke
no kuidas ma nüüd ütlen, siuke peaaegu nagu kõnepult, kus on igasugused raamatud ja luubid ja siis seal kõrval on siuke kast, kus on igasugused maagilised siuksed ingredientid, siuksed osad, mida kasutada maagia loitsimises. Ning siis töötab nii, et Anton hakkab tööle, ütleb sulle siis, et no sina siis ole väga vakka seal praegu, et ei tohi mind segada sellel ajal, kui ma teen siukseid asju. Kui sul mõni hea idee on, siis aga ütle, siis ütle aga. Kas olgu, ma olen... Aga muidu ole vait. Nii, okei. Okei, isa toole hakkab pihta siis. Siis ta paneb nahast kindad endale kätte ja siis hakkab võtma siis. Kõigepealt ta loitsub midagi. Ja siis siuke shimmer tuleb nagu siuke hõõguv valgus tuleb üle selle harujuku ning siis ta hakkab vaikselt tööle. Ta manab kõigepealt midagi oma riistade peale, siis ta manab midagi harujuku peale ja ta hakkab toimetama siis. Ja see on üsnagi huvitav siuke vaatepilt. Samas harujuku. Sina tunned, et sa küll väljas offline ja sellel hetkel, kui ta manab esimese loitsusu peale, sa tunned, et sa kuidagi suigud unne ja sa hakkad nägema oma mälestusi, kuidas sa olid alles hiljuti, olid oma seal prügimäel, kuidas sa kaevasid just mingeid torujuppe üles, mida Alma sul oli öelnud, et tal väga vaja on, sest tal oli vaja ehitada torudest tuulik millegi pärast. Ja sa korjad neid juppe ja iga kord, kui sa võtad jupi, siis sulle tuleb meelde, et saaks nagu seda torujuppi varem näinud. Aga see oli teistsugune, suurem, hästi suur. Ja see oli kaugel, see oli külm, see oli väga külm. Mitte, et sind see väga heidutanud oleks, aga sa mäletad, et kuidagi jäine oli see kõik. Ja sa pidid midagi tegema. See on just kindel asi, mis sulle meelde tuleb, et sa pidid midagi tegema. Samas, viska lihtsalt D20. Vaatame, mis saab. Tuli 9. 9. Okei. Sellega su visioon piirdub praegu. Kuidagi tuttav külm toru ja siis kõik on pime. Ning sa jällegi oled tagasi selles visioonis, kus on heledad puud. Sa kõnnid kuhugi meelekindlalt. Aga see ei ole nagu sina ka. Aga samas nagu on. Ja sind on mitu, aga sa oled üks. Ja sa jalutad kuhugi poole. Vaatad alla, sa oled hambuni relvastatud. Ja nüüd veereta Constitution. Aga enne kui ma veeretan, ma küsiks seda, et kas ma näen oma venda kohvilaua metallinge. Sa siin selles visioonis kohvilauda ei näe. Nii, Constitution. 7. Olgu. Sa siis näed pimedust edasi ning samal ajal Trikstan, sina näed, et Anton vannub oma ette. Pässe küll, see ei oleks pidanud niimoodi minema. Oota, üks moment. Ja siis sa näed mingid sädemeid hakkab lendama lihtsalt. Kas sa teed midagi, Trikstan? Ma nagu kummardan lähemale, aga ma vaatan ruumis ringi, kas keegi näeb minu silmi ka. Kas nagu ma suudan isa Toora või tema pilku püüda? Sa praegu ei suuda, nad mõlemad on ametis sellega, et mis just juhtus. Siis ma ei hakka neid segama. Olgu. Ja siis nad toimetavad edasi. Ning läheb tund, läheb 2. Toimetavad kogu aeg selle kallal, selle operatsiooni. Läheb juba 4 tundi. Üle 4 tunni läheb. Vahepeal teen omale mõned head marjad. Ja okei.
samal ajal sa näed, et nad viskavad mingisuguseid läätsesid teda kogu aeg. Ning siis üks hetk Anton ütleb, et aitab. Me peame uuesti mõtlema seda asja. Ja siis ta lükkab need lauad eemale ja siis manab midagi ning Harujuku, sa ärkad üles. Sa oled jälle aware, mis toimub ümberringi. Ja ta siis ütleb, et seekord ei tulnud välja. Me peame kuidagi, mul ei ole seda õiget asja. Mul ei ole, ma pean ikkagi Elorinis ära käima vist või? Kohvilaua juures? Ja, ma tulen kaasa. No, olgu, kuid ma veel sinna ei lähe niipea. Praegu midagi ei muutunud, aga tundub, et su mehhanismid on natuke keerulisemad, kui ma arvasin. Kas tähtis küsimus, kas Harujuku näeb ikka praegu? Ja, sa näed tavaliselt edasi. Okay. Aga sa Dark Visionit ei saanud. Ma olen kindel, et ma saan sulle selle pimedas nägemise, kuid see ei ole nii lihtne. Teine asi on see, et tegelikult ma vaatasin, et mis sul siin muidu on, et võib-olla me saame sulle teha siukesed jalatugevdused, mis aitavad sul hüpata. Võib-olla me saame sind kuidagi muud moodi aidata, et kui sul on mingeid ettepanekuid, mida sa tahaks paremini teha, missuguseid lisasid me saaks sulle lisada, siis anna teada. No, ma tahaks hüpata küll, jah. Ja. Väga hea, ma panen kirja selle. Kas, kuidas Harujuku nagu magamisega oli, et kas see uni mind kosutas ka kuidagi moodi? Ütleme et uni kosutas ja selle ajaga ka sina, Osmo Kai, said oma une täidetud. Juhuu! 4 tundi on sul mediteerimine ju. jah, super. Ja selle peale ta siis hakkab neid tööriistu ära panema. Ja need metallinged on ikka täitsa omaette asi. Jah. Aga kui sa tahad kuulsaks saada, siis tule minu jutule. Aga esmalt äkki läheks otsiks neid asju, et saaks mulle silmad teha ja äkki ma näen oma venda ka ja. Ja kui ma lähen Elorini, siis ma võin teid kaasa võtta muidugi. Jaa, palun anna teada meile kindlasti, jah. Aitäh, et te hoolite mu sõbra eest. Ja, muidugi. Aga nüüd minge siit välja, ma pean nüüd natuke koristama. Ja siis isa Dora tuleb ja hakkab utsitama teid. Minge nüüd välja. Joo, Trükstan, sina ka siin. Ja ma valvasin, et nad sulle viga ei teeks. No, aitäh. Kas nad tegid? Kas mu kõhuahjus on kõik asjad olemas? Kõik on hästi, aga nad nägid ikka kurja vaeva, et nad proovisid igasugu asju. Tundub, et see asi pole üldse nii lihtne, kui nad alguses arvasid. Nad arvavad, et nad teavad minust nii palju, et on ikka toitud arvad, et ma olen mingi 1000 aastat vana. Ma arvan, et see on tõsi. Sa teed nalja. Lähme otsime Osmo Kai üles. Ei tee. Tead trepist üles ja siis seal istub see Elleri ja siis tal on juba mitu klaasi joodud ja siis te olete ka siin ja kuidas läks siis? Sul on lõbus meeleolu. Meil kokkuvõttes meie vana Harujuku on ikka meiega, mis on hea. See on väga hea ju, jaa. Läheb veel mõne teisele katsele. Kuigi te peate seda veini proovima, see on täiega hea vein. Jaa, mitte, meil on vist ikka sõit ees Elorini ka, nii et... Kas meil õhulaevaga lendame või? Ma arvan küll, kui nad losevad meil siin. Ma arvan, et nad tahavad, et ma oleks siin. Kuule, aga Harujuku, kas sa nägid und ka või? Kus see Osmo Kai on? Jaa, ma nägin und. Ma olin tagasi kuskil valgete puude juures, aga ma ei näinud oma kohvilaua venda. Ma ei näinud teda. Olid puude juures, nagu kasepuud või? Jaa, mingid valged puud, jah. Mis tegid seal? Ma ei tea, ma otsisin lihtsalt oma kohvilaua venda, ma ei leidnud teda. Okay. Veider uni, aga uned ongi sellised. Ma olen... Ja, või tegelikult ma ei ole veidramaid unesid näinud. On ainuke uni, mis mul on. Ainuke uni, mis sul on? Sa oled kogu aeg otsinud seda kohvilaua poissi või?
ei, ma nüüd hakkasin teda otsima, et muidu see uni on täpselt sama, aga ma... oota, aga mis sa seal unes siis muidu teed? Ma ei tea, ma lähenen mingite puude juurde või midagi. Ma ei tea. Ega see mitu... Ma arvan, et see on sellepärast, et ma olen sinuga nii hea sõber, Trikstan, et sa oled ka vaata see siuke puuelv ja värk, et ma kuidagi, mul on tunne, et mul on mingi side nende puudega. Puudega, jah. Jaa. Igatahes, lähme otsime Osmo Kai üles. Midagi on siin puudega küll. Te liigute siis trepist üles ja te leiate, et Osmo Kai just lõpetab ka oma istumise seal tekil. Osmo Kai. Tervist. Kas sul on ka lõbus olla? Elleri leidis veini. Mu pea See on pidi väga palju hea olema. selgem. Okei, tore. No Harujukuga on kõik hästi. Ta ei saanud veel omale neid uusi silmi. Kas ta nägi und? Ta nägi und. Ta nägi Sama und. und, mida ta kogu aeg nägi. Mis oli täiesti teistmoodi, aga sama. Täiesti teistmoodi, aga sama. Jaa, sest et nii käivadki uned. Harujuku, kas sa mind oled näinud unes? Ei ole, ma näen mingid siukseid kummalisi kujusid unes, keda ma ei oska nagu tuvastada ja siis valged puid. Tead, sa võiksid mõelda selle peale, et äkki sa näed seda oma 4-jalgset venda unes. Seda ma mõtlesingi. Te mõtlete täpselt ühtemoodi vahel. No see on sellepärast, et me oleme nii head sõbrad ja me oleme lihtsalt nii ühte kasvanud. Ja puudega. Ja puudega ja täiega vein on siin. Tead, ma arvan midagi. No. Et see uni, mis on kogu aeg sama, see võib-olla tahab sulle midagi öelda. Et võib-olla proovi kuulata. Ma proovin. Trikstan, kas sina oled näinud hiljuti und? Kuidas mul on, härra mängujuht? No, sina mingeid müstilisi unenägusid ilmselt... No, ma ei tea, millal oli viimane aeg. Ma nägin viimati und siis, kui ma olin seal rannas. Jah, noh, siis sa siis nägidki. Okei. Kas ma ise luuletan midagi või? Ise tead, mis sa teed? Jaa, ma nägin mingit tulega võitlust oli unes ja siis see muutus siukseks siniseks taevaks ja siis lendas nagu minema. Siuke õnneline, et... Varsti peaks jälle magama minema tegelikult. Me oleme nüüd natukene väljas sellest rütmist. Ja pärast lõuna on. Aga oota, Harujuku silmad? No ei, ta ei saanud hakkama nendega. Nad nägid kurja vaeva. Nad proovisid igasugu, kõik asjad proovisid läbi, mis neil on. Neil polnud õigeid materjali, nad Elorinist toovad juurde. Ja, et äkki me läheme siis sinna, otsime selle vedrukaupmehe nimega Engor üles ja... kuule, muide. Üks asi veel, nagu vabandust, ta ütles, et Harujuku on palju keerulisem, kui ta arvas või midagi siukest ütles. Okei, see võib olla oluline tähelepanek. Ja tüüp nagu arvab, et ta tunneb mind, aga ta ei tunne mind. Ja võib-olla, siuke eelarvamuslik vaatab peale, et nad on kõik ühesugused, et tegelikult tuleb välja, et ta on nagu palju sisukam. Ja, täpselt. Muide, Eleri, kas sina kindlasti orienteerud sellises allmaailmas, eks ole? No ma ei tea, ma nagu väga... Ma olin ainult seal bandiitidega mõni aeg ainult ju. No aga ikka sul on mingid oskused, et äkki sa saad natuke ringi vaadata, saad vedrukaupmees Engori kohta äkki kuulda midagi, et kus ta võib olla ja liikuda. Olgu, eks ma võin küsida, aga olgu, ma ei ole temast varem kuulnud muidugi. See on selline väike missioon nagu, et on ju põnev. Kas ma siis lähen kohe või? Jaa, sul on praegu kütust sees ja... Oleme võib-olla... Ja siis kohe või? Ei, aga mõtlen, et... Ära mine kuhugi. Lähme Elorini, siis saad... Kõiki asju saab siis. Siis kindlasti, muidugi.
aga siin sadamas saab ka ju nagu saab lihtsalt mingit eeluurimist teha ikkagi. Kaupmees. ei, ta kaob ära ja siis püsime siin laevas, ma arvan. Hea küll, eks sa tead paremini, Trikstan. Ei, ma ei tea, et mina paremini tean, aga nagu mõtles, et tal on nagu väga lõbus olla ja võib-olla keegi tahab teda kurjasti ära kasutada. Ma arvan, et Eleri võib teisi kurjasti ära kasutada. Eks ole, Eleri? no, ega sest on kõik kurjasti ära. jah, et püsi ikka siin, ma arvan, igaks juhuks. Võib-olla, jah. Eleri, võta oma amb ja tulista seda ja siis Harujuku näitab mingit eset kuskil, mis iganes ripuks kuskil. Et nagu testida tema... Siin ei tohi lasta, ta ütles ju. Ja, aga vaata, ta ise ka ju laseb õhku igast värke siin. Ära vakka jamama niimoodi, ei saa võib-olla jääda oma silmadest ilma niimoodi. Mina ei jää. Samal ajal, kui te seal üleval õhulaevas olete, te näete, et mingisugune kogunemine toimub seal kuninga selle halli lähedal, mitte päris selle halli juures, aga selle halli lähedal, kus tunduvad natukene nagu uhkemad majad olevat. Rahvas nagu koguneb sinna ja kaugelt on näha, et see on siuke suurem rõdu, kuhu kogunevad ka mingisugused tegelased. Kas see on nagu rahumeelne kogunemine või? Ja, tundub rahumeelne. Huvitav, mis seal toimub? Vaatame. Kaugelt kuulete mingisuguseid pasunaid, Kuule, aga küsime, kas me nüüd peaks siin olema või saame... Kus see Isadora see on? Isadora jäi kuhugi laeva sisse. Harujuku, kas sul ei olnud seda piiksilma või? Oot, ma vaatan. Harujuku sobrab oma kõhu ahjus. Minu teada ei ole. Ma ei leia oma asjade hulgas seda. Mul on hästi palju köit. Ju siis teil ei ole. Kas me rooste tiiburist ei saanud midagi või? Hea küsimus, kui teil kotis ei ole, siis vist ei ole. Ma ei mäleta kõiki asju, mis te olete saanud mängu jooksul. Vaadake oma inventorid läbi, sest mul ei ole. Ei ole sukest asja. Paistab, et siis ei ole. Oota, ma natuke vaatan veel. No ei ole, no ikka. Oota. Ei ole. Kuulge, aga ma natuke ei saa aru, kas me peame olema nüüd siin laevas või minema sinna või kuidas sellega on, et äkki uuriks jälle välja enne. Kuule, me oleme omaenda bossid, me teeme, mis me tahame. No aga sa tahad silmi uusi või ei taha? Ma tahan, aga see Anton lubas, et ta annab teada, kui läheb Elorini ja siis me lähme temaga kaasa. Kas ütles nii või? Ma küll ei kuulnud seda. Ja ta ütles nii, jah. Siis me oleme omaenda bossid. Ja lähme kuulame, mis nad räägivad sealt. Nii et te hakkate siis sealt tonnist alla minema ja liigute siis sinna kogunemise poole. Jaa. Äkki on mingi huvitav asi, mingi viktoriin või ma ei tea, mingi tore asi äkki. Ja te liigute siis selle viktoriini poole. Ja kõnnite mööda neid tänavaid, mõned inimesed ikka veel kogunevad sinna nagu teiegi. Ja te näete, et seal on siuke suurem plats ja nagu Raekoja plats peaaegu. Ja siis see rahvast pungil täis ja pool rahvast on haavatud ja siuksed hädised ja mõni uhkem on seal ja inimesed aitavad üksteist, mõni annab tekke välja ja nii edasi ja iga natukese aja tagant on mõni valvur ka ja siis nemad aitavad linnarahvast ja nii edasi, et paistab siuke kogunemine. Ja siis läheb natuke aega, siis need pasunad puhuvad uuesti. Ja te näete, et see rõdu seal, sinna koguneb rahvast, tulevad mõned valvurid
kes paistavad, et nende turvis on natuke võimsam kui, kui igasugune tavaline valvur ning siis astub siukse raskel sammul siuke suur jässakas mees ja te näete, et tal on siuksed pruunid taha kammitud pikemad juuksed, hästi hoitud habe, siuke silmaklapp, mille alt on väikest siukest armi natuke näha, mis jookseb mööda põske niimoodi alla. Tal on siuke uhke karvase kraega mantel ja ta on siuke hiiglaslik mõõk on kogu aeg nagu peos ja ta astub niimoodi selle mõõgaga. Jääb lihtsalt seisma sinna. Ning Arujuku küsib mingi suvalise kõrvalseise käest. Kes ta on? Kes ta on? ja siis mingi väike vanamutt on seal mingi, kuidas sa ei tea? See on ju meie kuningas. Jaa, tema kaitseb meid siin linnas, ta on juba ammu seda teinud ja sellest ajast peale, kui tema kuningaks sai, mul oli alati hea meel teha, ei tee kunagi midagi valesti. Tema ikka kaitseb meid siin. Ta on palju pikem, kui ma ette kujutasin. Ei, ta on ikka üks suur ja tugev mees, no kuidas ta muidu kaitseks, ikka üks kuningas peab olema suur ja tugev. Ja siis lisaks sellele tuleb ta kõrvale siukeses mustas mees, paistab hästi uhkete riietega ja see üks moment paistab, et ta on siuke ta on kõvasti kõhnem ja lühem kui kuningas Ragon aga ta on siuke keskealine mees, hallikad siuksed juuksed, habe ja hästi hoolega siukesed vuntsid tehtud endale ja hästi siuksed uhked tumedad mustad riided. Tema kõnnib ja jääb sinna Ragoni natuke selja taha, aga kõrvale praktiliselt seisma ning mõne aja pärast siis nende vahelt tuleb siuke naine, ilus naine, blond, tal on juuksepatsi pandud siukesse suurde punupatsi ja tal on siuke sinakas kleit seljas, aga selle kleidile on pandud siukesed armori kujundid nagu peale, et see ei ole praktiline armor, mida ta kannab praegu, aga see näeb välja nagu siuke võimekas ja uhke ja lahinguvalmis ning ta tuleb siis nende vahelt läbi, siis seesamune mustas mees ütleb midagi ja viibutab oma kätt ning järsku te kuulete seda naist siis nagu oleks mingi valju hääldiga öeldud. Ta võtab mingi siukse paberilehe ette, rulli ja hakkab siis rääkima. Austatud Iskoldi kodanikud, Iskoldi on rünnanud kurjusest pahvatav draaklaste salk, kes kutsub ennast Pronks-Pikse tormiks. Ootamatu rünnak linnale võttis palju elusid ja külvas hävingut. Minu kaastunne kõigile kannatajatele. Iskold teeb kõik selleks, et kannatusi vähendada. Aga koos Iskoldi valvurite ja kuninga kindlal tulekäel pagendasime draaklased linnast. Ajad on olnud rasked ning nüüd on käes aeg, kus meie pingutused pannakse proovile. Saabunud torm tuleb vaigistada ja kaitsta neid, kes on omad. Üheskoos oleme ennegi torme üle elanud ja astume vastu ka Pronks-Pikse tormile. Siit üleskutse kõigile, kes soovivad oma peresid kaitsta. Värbame oma ridadesse uusi võitlejaid. Kõik värvatud saavad majutuse, toitlustuse ja väärilist palka. Kannatanud saavad koguneda kõrtsidesse, kus jagatakse järgmise paari päeva jooksul tasuta süüa ja peavarju. Ükski torm ei kesta igavesti ja kuningaleeg paistab ka kõige pilvisemal ööl. Käib hull pasuna heli. Rahvas juubeldab ja siis
karjub vastu, siuke rahvasumm on. Ja ja siis see naine taganeb ning kuningas astub sammu ette ja ta see mõõga peal olev käsi läheb lihtsalt leekidesse ja ta tõstab mõõga ülesse, rahvas juubeldab ning ta tõstab mõõga tagasi ning nad kõik lahkuvad sealt rõdult. Kuningal on tulevõimed. Ka leegitsev mõõk. Mis te edasi teete? Seega äkki kõik tulekivid ei olnudki seal all, äkki üks oli kuninga sees või käes või otsas? Kas see sinu sõbra Sagari mõõk ka mitte samasugust asja ei teinud? No, jaa. Aga oota, kas sa vihjad, et see on hoopis liiva... Ei, ma lihtsalt arvan, et ei ole vaja kivi selle jaoks, et mõõk nii teeks. Sul on täiesti õigus. Jah, no... Kui me tahate tasuta süüa saada, võime ennast kirja panna. No, kõht täis veel. Aga noh, varsti võib küll. No aga homme. Noh, ma arvan, et me saame Karasummi residentsis paremini süüa kui seal kõrtsis. Kui te just... Ma selle inimeste toiduga nagu väga sina peal alati ei ole. Karasummil on nagu rohkem valikut. Ma ka ei tormaks kohe seda võimalust haarama. Ja pealegi ma arvan, et see lihtne rahvas tahab ka süüa, et ärme nende eest seda toitu ära võtta. Jah. Ei no mina ei võtaks, teie võtate. Siis kui ma läheksin. Aga võib-olla võiks minna lihtsalt niisama, et rääkida, mis nagu toimus või tea, see on nagu küll täitsa mõte. Sa tahad minna kuninga ja kuningannaga rääkima või? Nendega võib ka muidugi rääkida. Kas oli kuninganna või? Ma ei tea, tundus küll. Ja see oli kuninganna. Ja see on meie elus kuninganna ja teate, ta tuli nendest põhjapoolsetest ühest väikesest külast ja siis ta tead, sellest ajast peale, kui Ragon temaga abiellus ja ma olen neile kaasa elanud ja neid jutud käivad ja et neil läheb kõik väga hästi ja. Kes see mustas riietes mees oli? Tema on kuninga nõunik. See on Gerhard. Ja kuninganna, tema nimi on muidugi Igria. Ma näen, et te olete uued siin, et kas te soovite veel midagi teada? Ma kutsuks teid enda juurde teele, aga mu maja pandi põlema, nii et mul praegu ei ole kuhugi kutsuda teid. Aga kuulsid, kui sa lähed sõjaväkke, siis sa saad tasuta süüa, et ma soovitan. Ei, mina olen liiga vana, et siin niimoodi rinda pista nende koletistega, aga kõrtsi lähema nüüd küll, et saada natukene süüa ja kui teilgi ei ole kuhugi minna, siis te võite ka kõrtsi ühineda ja. Ega nad ei kutsunud kõiki ainult mõõka hoidma, sa võid olla keegi, kes teeb süüa teistele. Tõesti, jaa. See on huvitav mõte, tõesti. Kus sa pärit oled? Jaa, täitsa huvitavad küsimused sinulgi. Jaa, aga olgu ma siis hakkan astuma ja. Oota, millal see kuninganna tuli siia? Juba mitmeid aastaid tagasi, jaa. Oma 10 kordligi. Jaa, ta käis siin noorena ka, vähemalt nii räägitakse, jah. Kas seal põhja pool on seal külm või? Seal on natuke külmem küll kui siin, jah. Mingi hobuste kasvatajate küla oli. Kas külmas põhjas on mingid torusid ka, tead sa seda, mingid torusid? Ei, ma ei ole nii kaugel käinud, ma tean, et elvid elavad põhja pool, nagu tema siin. Viitab Trikstani peale. Ta vist nii põhjas ei ole omadega.
jah, ja siis ta kõnnib minema. head aega, tädi. Head aega. mis te teete nüüd, te olete seal ja rahvas hakkab juba liikuma ja valvurid juhatavad neid kõrtsidesse ja kohtadesse, jagavad mingeid abipakke välja ja nii edasi. Mis te teete? Noh, me saime teada, mis siin toimus. Teeme sallipande koosoleku. Teeme sallipande koosoleku. Teeme niimoodi, et kõik paneme nagu niimoodi õlgadest võtame kinni, teeme ringi ja siis paneme salli ümber niimoodi. Teeme sallipande koosoleku, muidugi. oi, jaa, muidugi teeme. Nonii, sõbrad. Kuulge, ma võin ühe pudeli tealt nagu tasku panna. Sul on veel pudel, mida sa pole joonud või? Ei, ma võin minna tagasi ja selle tasku panna ja siis meil on pärast seda veini. Võib-olla tänaseks on küllalt. See on nii hea. Sa ei tea, kui hea see on. Me vajame sind, et sa oskaksid tulistada sirgelt. Ei, mina tulistan väga sirgelt, mul ei ole mingit probleemi. Hea küll, igatahes. Hinga väheke sinna poole, palun. Ta hingab teisele poole. Et mis te siis teha tahate? Mina ikkagi mõtlen, et kui meil on ikkagi võimalus minna õhulaevaga, siis käiks seal Elorinis ära, et äkki mõni leiab oma venna üles midagi sukest, äkki saame kohti. Ja võib-olla oleks mingi äge seiklus või midagi. See tundub, me saaksime lähemale ju Harujuku isa hauale. Või te tahate minna Karasummi juurde ja siis ta ütleb, et hei, jälle otsige mul mingist toast mingi asi üles, mida ma olen ära unustanud, et noh, ma ei tea, võime seda ka teha, kui te tahate. No sinna majja ma väga ei julge minna, kitsad sellised asjad. No ega tegelikult mulle seal laeva peal ka eriti ei meeldi, aga teie valite, mina tulen teiega kaasa. Aga miks mitte lähme laeva peale, küsime, mis plaanid neil on. Võid kaua nad plaanivad veel siin olla. Kui neil läheb pikemalt, siis me võime minna vaadata, mis see Karasum korraldab. Ja kui ei hakkavad minema, siis lähme kaasa. Et... Kõlab hästi. Olen nõus. Olgu, kas te seate siis sammud tagasi sinna? Antoni. Äratooja. Ja okei. Siis te kõnnite mööda neid tänavaid tagasi sinna sadama poole ning lähete liftiga üles ja siis jõuate lõpuks Antoni laeva juurde. Tekk paistab praegu tühi, nii et mis te teete? Liigute edasi või? Läheme sisse. Lähete sisse? Võime kellegi üles, kellega rääkida. Siis te kõnnite natuke sinna allapoole, lähete trepist alla ja teile tuleb Anton vastu. Tuleb oma sellest kabinetist välja seal ja siis te olete siin tagasi, jah? Jaa. Väga hea. Oota, ta läheb korra teise tuppa ja toob selle mõõga sulle tagasi. Osmogai. Annab selle, ulatab selle sulle. Ja sa pead lihtsalt ütlema maagilise sõna, siis see läheb, läidab ennast. Ja see sõna on Sharash. Sharash. Just. See on väga huvitav mõõk, et tundub, et see on üpriski vana ka ja ilmselt tal on mitu omanikku olnud ja ma täpselt ei tea, aga siuke lihtne loits on selle peal, läidab mõõga, teeb natuke võimsamaks. Lihtne ja hea. Kas sa tead, kes selle tegi? Ei, seal ei olnud kirjas, seal ei olnud jäetud mingisuguseid märke, mingisuguse nimetähtiga midagi. Ma tänan sind. Jaa, võta järjeks. Muide, kui Harujuku meenutab, siis kas kui kuningas läitis oma mõõga tulele, siis kas ta ka ütles midagi, mingit salasõna? Ei. Huvitav. Kuidas siis plaanid on siin, lugupeetud Anton, et
millal siis tagasi Elorini minek on, et kui te hakkaksite minema, oleks huvitatud kaasa reisimast. No mingi nädala pärast võib-olla. alles. Jaa, selles mõttes, et mind kutsuti ikka põhjusega siia, et Kalasomil oli abi vaja siin ja siis kuningal oli abi vaja ja siis ma mõtlesin, et ma siin teen asju üht-teist ja nii edasi. Karasumil on kindlasti pakkuda meile mõni huvitav asi, aga äkki on sul midagi, mida me saame teha või tuua? Tead, ma praegu ei oska teile öelda, sellepärast, et ma peaks Kalasomiga ennem rääkima ja siis küsima kuningalt, mis ta täpselt tahab ja nii edasi, et hetkel ma ei oska sulle küll midagi öelda, mida mul vaja oleks. Aga kas me saaks Isadoraga rääkida, äkki on tal pakkuda meile midagi? Ja Isadora on praegu kuskil, ma ei tea, kempsus äkki. Võime läbi ukse rääkida. Kus see kemps on, me ootame. Ja, ma räägiks temaga läbi ukse. Oodake siin fuajees ja siis küll ta tuleb. Aga Harujuku, et kas sa oled seda raamatut lugenud? Seda, mis sinust räägib? Minust on raamat. Vau. Mis asja? Ja, selle nimi on Maaduse masinad, metallhingede saladuslik maailm. Ohohoo. Mina arvasin, et ma alles pean endale lugu kirjutama, et nagu okei, jaa, hea meelega loen. Kus ma selle saan? Üks siuke, ma ei teagi, kas ta on nüüd arheoloog või mis asi ta on, aga Magnus Valtari on selle kirjutanud, tema siis on käinud seal igal pool põhja pool ja nende haudade juures ja nii edasi. Mingisugune haritlane. Tal on reisipäevik ja selle abil me saaksime leida tee sinna. No see ei ole justkui reisipäevik, see on rohkem siukene teaduslik arutelu metallhingedest. Nagu huvitav. Kas selle saab kuskilt raamatukogust või kuskilt või? Ma olen täitsa kindel, et Karasomil peaks olema see raamat. Ahaa. No siis me läheme Karasumi juurde. Paistab, et ta võib meile veel mingi töö anda ja vastutasuks võiks meile anda selle raamatu. Või siis vähemalt võimaluse lugeda seda. Jah. No, väga hea. Igal juhul, kuidas, te olete praegu Kalasomi juures, jah, et ma saan läbi tema teiega ühendust, jah? Jah. Jah. Väga hea, väga hea. Ma siis jätan meelde ja siis näed, Isadora tulebki sealt. Ja siis näete, kuidas Isadora kõnnib teie poole. Ja siis, ja ma kuulsin oma nime. Me võime teha midagi kasulikku. Mis oleks? Mingi töö ots või midagi. On sul pakkuda? Kui te toote mulle hommikul kõige parema kohvi, mis siin linnas on saada. Kas siuke töö ots sobiks teile? Tasu on kõrge paraku sellise ülesande eest. No midagi sellist, mis rohkem paremini ära kasutaks meie talenti. Oota, aga see on hea mõte, ma peaks ette valmistama oma vennaga kohtumiseks. Ma peaks nagu kohvi asjas nagu saama pädevaks. Ma ei tea, see tüüp, kui ta rääkis sellest su vennast, siis kõlas nagu, et su vend on sorry, aga suht tohman. Hei, see on mu vend, kellest me räägime. Jep, täpselt. Ma armastan teda just nii, nagu ta on. Ta on sinu vend. Ühesõnaga, kui te kohvi ei soovi tuua, siis hetkel mul küll ei ole teile mingisugust ülesannet anda, et... Ei, ma soovin, mina toon sulle. Ma toon sulle. Kõige parem kohvi, jah? Ja saate ka vastavad autasu. Seejärel. Ma arvan, et see kindlasti ei ole nii hea kui Elorinis. Kohvi? No mine sa tea. Siin Iskoldis, jah, et... Räägitakse ka, et neil on head hommikusöögid. Ja siis räägitakse, et neil on... See linn kindlasti ei ole praegu oma hiilge ajal siin. No kindlasti kõige parem kohvi on kaugel lõunas. Lõunas Mamuuleki piimaga. Mamuuleki piimaga? Oh, siukest asja ei ole kuulnudki kohe. Kohvi Mamuuleki piimaga. No võt, igatahes. See sulle meeldiks. Ma toon sulle. Laeva teki peale toon sulle kohvi. Väga hea hommikul siis peale päikese tõusu siis võid kohe tulla. Aitäh. Ja siis ta kõnnib teist mööda. Ja siis Seleri hõikab talle järgi. Väga hea vein on, väga hea vein. Anton, sa oled veel siin või? Anton läks ära juba.
mis te arvate, kuidas neil siin see vets toimib, et kas nad koguvad seda või see lihtsalt kukub alla linna? sa võid ma ei taha teada . testida . mis teie plaan nüüd on edasi ? kas lähme Karasõmme juurde tagasi ? kuule jaa , tal on ju , vaata , nägin , et tal oli igasugused uhked toidud , et äkki tal on mingi maagiline kohv ka . päris kaal , jaa muidugi . aga ma muidu mõtlesin , et noh , ma ei tea , siin ei ole nagu midagi teha ju . hetkel ei ole jah , lähme Karasõmme juurde . olgu , te seate siis sammud Karasõmi residentsi poole . liigute jälle läbi linna , nüüd te näete , et igasuguste kõrtside asjade juures on telgid püsti pandud ja inimesed küpsetavad õues mingisugust liha ja nii edasi , et siuksed väiksed laagrid on nagu tekkinud linnas kõrtside ja siukeste kogunemispaikade ümber . ning valvureid liigub päris palju siin linnas ringi . ning te jõuategi siis Karasõmi residentsi juurde . Lähete sisse , mis te edasi plaanite ? otsiks kedagi , kellega kõnelda . ja keda sa otsid ja kus sa otsid ? kas Asper või Karasõmm ? ja kuidas sa püüame otsid ? niimoodi . Jasper . ja sa hüüad Asper ja siis see kajab sulle vastu . äkki neil on tööajad läbi saanud . ma arvan , et äkki nad on kuninga juures . no jaa . aa jaa , ta pidi jah minema sinna , ta läks niimoodi . sa oled mingit kirja jätnud või midagi ? mis Kuule, aga lähme- ringi . otsi kirja , viska investigation . mingit teaviset saadet või midagi . kuule , oot , lähme sinna teleportatsioonituppa ja lähme teleporteerume nende juurde . minna , 14 muidu tegelikult siin . 14 , sa kirja küll ei leia praegu siit . siin ei ole kirja . me ju enam-vähem nägime , kuidasmoodi Asper tegi seda asja , et see teleportatsioon , et kui raske see ikka olla saab . no mina ei oska seda teha , aga kui sa arvad , et sa oskad . äkki otsiks seda raamatukogu siit ? jaa , hea mõte . tahate siin mööda neid koridore liikuda või ? üldse mitte . aga Aga kuna sa ütlesid , et sa tead juba neid käike siin peaaegu , siis äkki sina ma saan , arvan , iseendaga hakkama , aga siin võib-olla mõni ootamatu samm kellegi teise poolt . me oleme just su selja taga , sina juhid kogu me mängu . seome nööri sinu külge , ise me siia istuma ja siis sa saad minna ja kui sa oled kohal , siis sa sikutad ja siis me lihtsalt tuleme täpselt mööda nööri järgi . ja kusjuures üks asi , mis mul on hästi palju , on hästi palju köit . no aga siis kokku siduma seda . mul on 225 jalga köit . me peame seda . kasutama . tuleb välja , et hakake siduma . ja ma seon ühe otsa enda külge . ja siis , Lähen trepist üles . nii , Osmo ka ei vaata ta nagu koer . vaata nagu poole see raamatukogu jääda võiks . no Tugi sinu ees kuss on on küll, jah. trepist üleval , paremale jäävad mingid ruumid , vasakule jäävad mingid ruumid ja mingid ruumid lähevad otse edasi ka . Tristan , otsi nina järgi , raamatud haisevad . nuusutan . viska perception . 19 . sa tunned siin majas siukest , paistab , et mitte nagu värsket õhulõhna , aga siukest nagu küünlavaha siukest haisu . ei ole raamatulõhn . hakkan järjest läbi käima . kuhu sa lähed siis ? kõigepealt vasakule . sa lähed vasakule , seal on siuksed ruumid , üks moment , kohe ma vaatan , millised ruumid seal on . sa lähed vasakule , üks moment .
nii. Sa lähed vasakule, seal on üks suur pikk laud ruumis ja siis hästi palju toole ja mõned raamaturiiulid, kus on mõned raamatud. Raamaturiiulid, väga hea, seda ongi vaja. Okei, sa kiikad need läbi kõik, jah? No ma vaatan, mis sorti raamatud seal on, ma ei tea nagu mingi ükshaaval kõik. Paistab, et seal on siuke lihtne lugemine, et igasugused mingid romaanid on seal olnud ja siis mingisugused jutud lihtsalt ja... Siin vist ei ole siukseid asju, mis ta rääkis, teaduslik asi midagi. Noh, siis lähen tagasi. Sa lähed tagasi ja siis? Ja järgmine ruum. Okei, sa avad esimese siis otse mineva ukse lahti. Nii kui sa paned lingi peale oma käe, siis jäsku su kõrvalt tuleb hääl. Ja kuhu sina lähed? Ma sooviks raamatukokku minna. Sa näed, et Kadasom on su kõrvale teleporteerunud. Oi, tere! Me otsisimegi teid. Ja, väga hea. Ma just jõudsin tagasi kuninga juurest. Hommikul teie punt, tulgu minuga. Me lähme kõneleme kuningaga. Hommikul. Just. Et mitte praegu. Mitte praegu. Siin juba aeg hakkab õhtule jõudma. Te võite siin ruumid, ma näitan teile ruumid kätte ja milleks teie raamatukogu oli vaja? Meil otsime mitte väga põnevat raamatut metallhingedest. Äkki teil on? Metallhingedest. Jaa, ikka on, jah. Tulge minu järel. Ta teeb siis ukse lahti. Ja kohe, nii kui ta ukse lahti teeb, seal taga on siuke suur raamatukogu. Laeni ulatuvad needsamused raamaturiiulid. Lagi on mingi 3 meetrit lai. Ülevalt paistab, nagu tundub, nagu oleks mingisugused katusaknad, mis paistavad alla. Igasugused lugemisnurgad, pehmed, kandilised, ümarad on pandud igasugustesse nagu riiulite vahele äärde. Siuke suur aken on keset ruumi, kus tuleb valgus ja siis tagant sa näed mingisugust, tundub, et aed, aga väljas sa ei tea, et sa oleks näinud siukest aeda. Ning siis ta lähebki, kõnnib rahulikult ja võtab raamaturiiulist ühe raamatu, siuke hallika sinise värvusega raamat ja siis ta ulatab selle sulle. Kuule, oota, Karasum, kas sa ütlesid, et hommikul lähme, aga ma hommikul pean kohvi otsima. Kas sul on sul mingid head kohvi? See toit, mis meil siin on, ei tööta siit välja viimiseks. Mida? Aga ma pean kohvi leidma, ma pean. Ma peaks minema linna peal otsima. Kindlasti leiad mõne kohvitegija siin kõrtsnike seas või kuskil. Teile siis head lugemist ja värki, et näeme siis hommikul. Ma juba olen maganud, nii et ma otsin kohvi ja siis hommikul saame kokku kuskil, et siis lähme koos kuninga juurde. Kas seda kohvi poleks targem kohe hommikul vara otsima minna? Jaa, aga ma pean ma ei tea mitte midagi siit linnast. Ma pean ma pean vähemalt leidma mingi poe või asja, mis tehakse hommikul lahti, et siis ma tean, kuhu minna. Osmokai, mis sa arvad? Ma arvan, et Harujuku peaks käituma nii, nagu ta sisetunne ütleb ja me peaksime seda jälgima. Kas sa tahad kaasa minna temaga? Jaa, võin taga kaasa minna. Me läheme kohvi otsima. Sina siis loe, eks ole? Kui te vastu pole, ma loeks küll. Olgu, te siis lahkute Kadasomi residentsist. Kadasom näitab teile kõigepealt muidugi ruumid ette, et siin on see ja siis ta teeb nii, et kui te sealt uksest lähete, te jõuate enda magamisruumi kohe, kus on voodid ja kapid ja kõik olemas ja sealt viib edasi uks, mis viib nagu kohta, kus on nagu pesukoht, pesukausid on seal ja saate ennast pesta ka, kui vaja.
ja siis ma saan aru, et Rikstan jääb sinna lugema jaa. ja teised lähevad linna peale. Nüüd. ja Harjuga küsib vahepeal Osmokai ja Eleri käest, et kui te sõite seda toitu ja läksite välja siit, kas teil järsku läksid kõhud tühjaks või? Huvitav, aga ei, nagu. Huvitav, ma ei tea. Paistab, et see on mingi maagia siis. Kuule, aga me saame niimoodi, et äkki transportida, kui me ei leia kohvi, me saame äkki transportida nagu kõhus kohvi. Jaa, kas me ei ole sind juba kasutanud nagu veits termosena? Jah, igatahes see viimaseks plaaniks, nagu varuplaan. See on väga hea plaan. Eleri võtab ka mingi suvalise raamatu ja hakkab lugema ja siis Eleri juba jääb magama seda raamatut lugedes sinna samasse lugemisnurka. Aga Trikstan, sa võtad siis raamatu lahti ja hakkad lugema. Kõik, mis sa sealt raamatust välja loed, ongi see, et metallhinged kõigepealt kirjutas selle Magnus Valtari, kes on mingisugune arheoloog, natuke võlurimees, natukene siukene mehaaniline mees, paistab ka siuke mitme teema mees olevat. Aga tema on uurinud siis metallhingesid, ta on käinud seal mitte küll päris Maaduse hauas, aga Maaduse haua lähedal. Ja ka viimase siis kindluse juures, kus siis vasturünnak kunagi siis viidi Maaduse vastu. Ja sa loed välja sealt, et metallhinged on Maaduse loodud olendid, kellest on saanud müstilised ja hirmuäratavad olendid, keda leidub harva ning kellest räägitakse erinevaid legende. Need olendid on valmistatud puust, metallist ja maagiast ning on mõeldud peamiselt sõduriteks. Kuid neid võib leida erinevates kujudes ja erinevate otstarvetega. Pärast Maaduse alistamist on enamik metallhingesid kadunud või purunenud ning neid leidub vaid harva. Kui aga metallhinge leiab, siis tavaliselt on ta katkine ning lapitud teenri või töölise näol. See muudab metallhinge eriliseks ja haruldaseks ning paljud kardavad neid metallist ja puidust olendeid. On palju vaidlusi, kas metallhinged on masinad või elusolendid ning vastus pole siiamaani leitud, kuna metallhinged võivad olla erineva kuju ja pikkusega, ei tea keegi, kui kaua nad võivad funktsioneerida. Ja nad on tuhandeid aastaid vanad, Maaduse käsilased olnud ja nüüd enamus kõik on katki. Keda vähemalt see tegelane näinud on. Ja võlurite seas käibki see vaidlus, et kas nad on siis elusolendid, kas nad on lihtsalt masinad, kas nad on midagi enamat kui lihtsalt Maaduse käsilased või ei. Kui ma seda raamatu ära loen, siis ma lähen magama. See läheb mõni tund, et seda raamatut läbi lugeda ja siis sa lähed ja magad siis teile antud siis toas ning te saate kõik level 4 siis. Nii et järgmiseks korraks vaadake oma leveldamise asjad üle ning jätkame siit kohalt juba järgmine kord. Vaadake siis, mida arendada, kas teete oma tegelast niipidi tugevaks, naapidi tugevaks, aga jah, praegu olite level 3, on ju? Jah, level 3. Siis nautige oma uusi võimeid peale seda suurt tulelahingut ja kõike seda lõpuks saite leveli kätte. Lõpuks ometi. Aga siit kohalt me jätkame juba järgmine kord ja külastage meie Discordi, külastage meie Patreoni ja järgmine kord näeme, mis toimub siis linnas. Ning näeme juba Keldris. Tšau!